Eesti Rahva Autokool. Vanarahvas ütles targalt, et sea suu sekki mööda, ehk teisisõnu, ära ela üle oma võimete. Seda vanarahva tarkust tasub autot ostma hakates kindlasti silmas pidada. Muidugi oleks hea, kui auto ostuks vajalik raha oleks kohe tagataskust võtta. Kuid juhul, kui see nii ei ole, leidub rahastamiseks mitmeid variante. Küllap tuleb esimesena pähe autoliising, kuid see pole ainus võimalus. Olemas on ka väikelaenud ja tarbimislaenud, mida annavad nii pangad kui kõikvõimalikud muud laenupakkujad. Kui ostad auto eraisikult või selliselt firmalt, kes pole käibemaksukohuslane, võib olla võimalik ka järelmaksuga ostmine. Paljudel automüüjatel on välja kujunenud oma koostööpartnerid. Seepärast pakuvad nad tihti võimalust enda juures kohe ka liisingu või järelmaksuleping sõlmida. See ei pruugi aga mitte alati olla parim idee. Kindlasti tasuks sul ka teistelt pakkujatelt laenu, liisingut või järelmaksu küsida, sest nii võid saada odavama pakkumise ning endale sobivamad tingimused. Võrdlemisele kulutatud aeg võib sinu jaoks tähendada otsest rahalist võitu, sest võid soodsama pakkumisega võita kokkuvõttes 100 eurosid. Miks? Sest liisinguintressid on erinevad, nagu ka laenuintressid. Näiteks võib üks laenupakkuja küsida 13% intressi, kuid teine 25%. Samuti on erinev lepingutasu suurus ja paljud muud asjad. Igal juhul tähendab nii liisingu kui ka laenu võtmine seda, et edaspidi pead iga kuu teatud summa laenu või liisingu maksmisele kulutama. Kas see on sulle jõukohane? Selle välja selgitamiseks tuleb kokku arvutada oma igakuised sissetulekud, näiteks palk ja toetused ning väljaminekud, nagu laenud, kommunaalmaksed, toidukulud ja muu selline. Kui tulud-kulud teada, näed, kui palju sul raha üle jääb ning kui suurte laenu- või liisingumaksetega võiksid edaspidi probleemideta hakkama saada. Kui eelarvet kokku lüües selgub, et liisingmakse või laenu võtmine on jõukohane, siis milline laen või liising valida? Üldjoontes võib öelda, et liising sobib pigem uuemate ja kallimate autode ostmiseks, sest liisinguks antav minimaalne summa on üsna suur ja liisingu lõppedes ei tohi auto olla väga vana. Liisingu puhul tahetakse tavaliselt sinult ka esimest sissemakset, mis on reeglina vähemalt 10% auto hinnast. Liisitud autole tuleb sul kindlasti ka kaskokindlustuse leping sõlmida. Väikelaenu või tarbimislaenu, täpne nimetus sõltub konkreetsest laenuandjast, saab võtta ka paari 1000 euroses summas ning esimest sissemakset ei pruugita sinult tahta. Samuti ei pea tegema kaskokindlustuse lepingut. Küll on aga väikelaenu intress tavaliselt oluliselt kallim kui liisingu intress. Tark autoostja leiab aega ja kainet mõistust, et mõelda enda jaoks läbi kõik auto soetamise ja omamisega seonduvad kulud ja riskid. Samuti on vaja hinnata objektiivselt oma maksevõimet ja mõelda ka sellele, mis saab siis, kui näiteks töökoht kaob. Samuti tasub mõelda sellele, kas üldse on autot vaja või saab asjad aetud näiteks ühistranspordiga. Suuremates linnades võib abi olla ka autorendifirmadest. Terveks eluks vajalik.